Tere tulemast! Minu nimi on Pille Trolla ja ma olen Pilatese treener. Sinu keha räägib sinuga ja minu keha räägib minuga. Ja vahel me märkame neid märguandeid ja reageerime neile ja vahel me seda ei tee. Kui meil läheb kivi kinga sisse või tossu sisse, kui me oleme kõnniringil, siis me paneme seda tähele ja võtame selle kivikese välja. Kui me seda kivikest välja ei võta, siis võib see kivi hõõruda meile soki sisse augu ja halvemal juhul ka väikse rakukese tekitada jala sisse või jala alla. Kui meil on kõht tühi, siis me otsime endale kõhutäidet ja me saame selle kõhutühjuse tunde endast kõrvaldada ja keha tunneb ennast hästi. Kui aga me kohe ei saa süüa, siis see võib tuua kaasa tagajärjed sellisel moel, kuidas sinu keha täpsemalt sulle märku annab. Näiteks minul hakkab pea valutama ja võib minna silmanägemine natukene kehvemaks. Ehk see on tingitud veresuhkru alanemisest, aga see võib kaasa tuua ka selle, et kui see toidukordade vahe on läinud liiga pikaks, siis päeva teine pool, kui ma võib-olla saaksin juba süüa, siis see toiduvalik ei ole enam nii hea ja ma sööksin palju rohkem, kui tegelikult mulle vaja on. Nii et kui ma ei märka õigeaegselt oma keha märguannet ja ei reageeri sellele, siis ma tunnen ennast väga kehvasti. Ja keha räägib meiega täpselt samamoodi ka pingete ja valude näol. Alguses annab keha märku väikse ebamugavustundega. Võib-olla hommikul üles ärgates märkad, et kael on pinges või kuidagi õlg on natukene valus. Ja selle ebamugavustundega keha annab sulle märku, et ta on olnud pikka aega ühes samas asendis ja ta tahab nüüd liikuda. Ehk anna mulle neid liigutusi, mis selle pinge välja võtavad sellest lihasest. Kui me seda ei märka ja läheme tööle, ükskõik mis su töö siis on, kas see on istuv töö, kas see on juuksuritöö, kas see on mingi füüsiline tegevus, ükskõik mida sa oma elukutses teed, siis meil on ikkagi teatud sundasendeid, sundliigutusi, harjumuslikke liigutusi, mida me isegi tähele ei pane, mis võivad seda pinget veelgi sellesse piirkonda luua. Ja kui me ikka veel ei pane tähele, et keha annab mingisuguse pinge või valuga märku, ehk me lööme sellele käega, jah, me märkame küll, et mul on nagu valus või siis mul on ebamugavustunne siin või seal, aga me ei tee selleks midagi, sest et meil on sellel hetkel oluliselt paremaid või olulisemaid tegevusi käsil, kas me peamegi töötegevuse ära tegema, meil on vaja kuskile minna ja me ei pööra iseenda vajadustele tähelepanu, siis see toob juba pikas perspektiivis kaasa suurema kahju. Ja siis võidki üsna pea märgata, et su kehas on see pinge läinud üle valuks ja võib-olla isegi liikumispiiratuseks, sest keha andis sulle märku, aga sa ei kuulanud. Me peame olema väga-väga tänulikud, et keha saab meile märku anda, ehk me lihastes, meie teatud struktuurides kehas on närviühendused, mis annavad selle ebamugavustundega meile märku, et midagi on valesti. Meie kehas on ka väga palju organeid, kus meil seda närviühendust ei ole.
ja need organid ei saa meile märku anda, kui on toimunud rakus mingisugune muudatus ja need haigused annavad märku alles siis, kui need rasked haigused on läinud juba nii kaugele, et need on hakanud mõjutama neid piirkondi, kus on närviühendus ja annavad meile valuga märku. Nii et minu süda ütleb sinu südamele. Palun pane tähele neid märguandeid, mida su keha sulle annab. Kui see ebamugavustunne juba on su kehas olemas, siis palun võimle, palun liiguta ennast ja see ei pea olema ja see reeglina ei pea ega tohigi olla suurte raskustega kohe alustades. Alusta tasapisi, alusta lihtsalt, alusta nii, et su keha tunneb, et temaga tegeletakse, aga ei tehta liiga. Sa saad sammu haaval oma olukorda parandada, ükskõik kus sa oled, kas see valu või ebamugavustunne on tekkinud just äsja või on ta olnud juba väga-väga pikka aega. Igal juhul sa saad teha midagi oma olukorra parandamiseks, aga see samm tuleb astuda ja sul endal. Ja kui sul on olnud juba väga pikka aega mingi probleem ja sa tõesti otsustad, et nüüd on aeg võtta ohjad iseenda kätte ja sellega tegeleda, siis tea seda, et see olukord läheb paremaks, aga ta ei lähe paremaks kohe, näiteks esimese võimlemisega. Ja võib-olla ei lähe ta paremaks ka kuuajase võimlemisega. Aga tea seda, et see olukord tegelikult läheb juba paremaks ja närvisüsteemil on mälu. Tema hoiab seda valutunnet veel sul sees. Aga tegelikult olukord juba paraneb. Ja tea ka seda, et mida pikemat aega on kestnud mingisugune probleem, seda pikemat aega toimub taastumine. Sellepärast ma soovitangi sul kohe reageerida. Kui sa tunned kehas ebamugavustunnet, siis võib olla ka see märk ühelt poolt sellele, et sa teed mingit valeliigutust, mitte valeliigutust, anna andeks, vaid sellele piirkonnale liiga palju, liiga suurt koormust andvat liigutust. Ja võib olla märk ka sellest, et me teeme iseendale kuidagi teistmoodi liiga, ehk võib-olla olemegi olemas teistele liiga palju ja iseendale liiga vähe, millest on siis tingitud ka fakt, et meil ei ole iseendale aega ja iseenda keha märguannetele võimalik kohe reageerida. Nii et mõtle täna sellele, kuidas sa saad oma päevakavasse tekitada selle augu, et iseendaga tegeleda, anda endale võimlemiseks aega ja tõepoolest see ei pea olema raske treening. Mõtle sellele, et sinul on ainult üks keha ja meil kõigil on ainult üks keha ja me soovime võimalikult kaua, võimalikult hästi tervena elada. Ja selleks tuleb iga päev midagi natukene teha, üks samm korraga, kas või 5 minutit. Pane tähele, mida keha sulle räägib. Aitäh sulle, et sa selle aja võtsid, mu mõtted oma sisse lasid ja ei olegi tähtis, mida ma sulle rääkisin, vaid kuula seda, mis toimus sinu sees, ehk siis mis mõtted ja taipamised sul endas tekkisid. Soovin sulle ilusat päeva ja mõtle kohe täna, mis on see üks asi, mida sa saad iseenda heaoluks teha. Head sulle!